I'm about to cross off, the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody will drain my energy. And I will never stop, we're motivated by enemies. Setting up shop, so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, they call incessantly. Than want some more jobs, just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. Tere kallid vaatajad, mina olen Kermo ning tänaseks videoks olen ma kutsunud Eesti poksija Hendrik Kondi, et teha tutvust tema kirega. Tere Hendrik! Tervist! Tänases videos me teeme siis väikese soenduse, õpime natukene lähemalt poksi tehnikat ja lõpuks teeme ka väiksed challenge'id ning ka duelli. Hendrik, kas sa oled selleks valmis? Ikka valmis. Let's go! Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. Soendus on nüüd tehtud ja asume siis tehnika lihvimise kallale. Hendrik, sõna on sul. Nii, esimene asi, kuidas me üldse kõigepealt seisame, ehk siis boksi asend. Kui oled paremakäeline, siis paned vasaku jala ette, vasakukäeline vastupidi. Võtad jalgadel sihukese mõnusa vahe, et sul on selline hea tasakaal ja põlvedest ikka veits alla, nagu spordis ikka on. Sisuliselt on kolm sihukest põhilööki, sirged, haagid ja upperid. Sirged, nagu nimigi ütleb, on see, et käsi läheb lihtsalt sirgelt ette. Tood siit õlast, on ju, teine käsi jääb alati siia näo juurde kaitsesse. Alati jääb teine käsi kaitsesse. Ja kui oled tagumist kätt, siis jalg ka pöörab siit pöiast, jah. Et alati kui lööd, siis lööb terve keha, mitte ainult siit õlast, vaid jah, terve kehaga töötad. Sirged. Teiseks, haagid. Haagid tulevad siis siit külje pealt niimoodi. Nüüd ei ole käsi sirge sul, vaid on sellise nurga all. Täisnurk, natuke suurem võibolla. Tood siit külje pealt. Samamoodi teine käsi on kenasti näo juures ja jalg pöörab, jah, jalg ei ole. Ja jalg pöörab ja terve kehaga pöörad siia sisse, jah. Ja peeglist võid vaadata ka, kui on sul peegel olemas, siis peeglist saad mõnusalt vaadata. Nii. Ja viimaseks upperid. Jällegist, nagu nimi ütleb, tulevad siit alt üles, saad mõnusalt siit käte vahelt üles kellegile lõuga sõita. Ja jalg ikka pöörab, aga nüüd tuleb kõver käsi siit, hopp, hopp, pöörad õla siit sisse ka. Aga teine käsi kaitses, teine käsi, ja, see on siuke ABC. Proovime kõik löögid korra ennast läbi äkki, sirged. Haagid, upperid paned sirge, haak, upper, sirge, haak, upper, sirge, haak, upper. Ja nii ongi. No paari sõnaga kaitses ka, aga samas kui nagu ilgelt tugevat lööd, siis nagu kaitset ei ole nii väga vaja, aga... Ta juba teab, et ma olen tugevat. Ma juba tean, tasub valmis olla. Jällegi laias laastus on kaks sellist kaitseliikumist. Ühel on siis põiked, kus sa lihtsalt peaga liigud siit keskjoonelt ära, teine lööb, sina kenasti põikad. Käed on mõlemad siin kaitses, jah, aga puusadest ei pea liikuma, vaid ülakeha peab liikuma. Võt. Ja teine on sukeldumine. Kui keegi lööb sulle haagi
mis sa tahad sealt alt läbi liikuda, teed siukse U-tähe kujulise liigutuse. Aga jällegist sa ei tule siit ülakehaga, vaid jalad kõverduvad ja sealt teed alla. Jah, liigud alt läbi ja teed siukse U-tähe. Vot, põiked ja sukeldumised. Ja nii ongi. Nüüd me oleme küll valmis kaklema, ma arvan. Enne lõpuduelli pandi mulle ümber ka selline asi ja me teeme minuti jooksul. Võib Hendrik siis mulle 10 lähetada nii kõvasti ja nii hullud kui saab. Siis pärast on Hendriku kord. Oi, näed see. Okei, see läheb jamaks. Okei, aga That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track in addiction to the fact. Nüüd on Hendriku kord. Vaata. Ma kartsin tegelikult tulemat. I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Mina lasin selle challenge üle. Hendriku kord. That's how I know that I'm unstoppable. Läbi. Kuradi hulk. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Ja hakkamegi oma videoga vaikselt lõpusirgele jõudma. Enne seda küsime Hendrikult ka mõned küsimused ja alustame siis esimesest küsimusest kohe.
küsin Hendrik ära, kuidas sa siis poksimise lõppude lõpuks enda jaoks leidsid, kuidas see sinu kireks sai ja kuidas see teekond sinuni tuli? No sporti ma olen teinud nii kaua, kui ma mäletan. Ma olen teinud ujumist, jalkat mänginud, 100 erinevat asja. Kui ma olin äkki 17, siis ma käisin kickboksis varem. See kuidagi tüdinesin ära sellest. Selles mõttes, et ma tundsin, et see on rohkem nagu kohustus minu jaoks, mingi asi, mida ma sunnin ennast tegema. Ja ma 1,5 aastat sisuliselt trennis ei käinud ametlikult kuskil. Siis ma mõtlesin mingi hetk, et ma ei ole veel nii vana, et nagu päris susse varna riputada. Mingit ala ikka tahaks proovida veel ja nagu tõsiselt, niimoodi, et nagu kohe algusest peal oli eesmärk nagu võistelda. Ja ma olin suht kahe vahel, mulle väga meeldis jalkat mängida. Ma mõtlesin, kas ma lähen jalkasse, kas ma lähen boksi. Õnneks või kahjuks, mulle meeldib jalkaka mängida, aga ma olen väga õnnelik, et ma valisin boksi. 2015 aastal tulin siia akadeemilisse spordiklubisse trenni ja ei ole tagasi vaadanud pärast seda. Okei. Hästi palju ma tean, et sa oled Eesti meistrivõistlustel võidnud just hõbe ja pronksmedaleid. Kullani on veel selles mõttes arenguruumi, aga milliseid saavutusi sa ise pead kõige tähtsamaks ja milline on sinu suurim saavutus sinu enda arvates? Tegelikult need Estikate teine koht nagu ma arvan, et ongi. Selleks, et sinna finaali saada, ma ilmselt sain nagu kõige siukse parema võidu, mis ma olen teinud ka. Ma selle samale vastasele enne olin kaotanud. Tegin hästi raske matši ja napilt 3-2 kohtunike häältega võitsin, et nagu finaali saada. Ja finaalis olla, see on teine asi ja see oli nagu palju ägedam. Paar korda on õnnestunud koondist esindada, väga äge ja nagu iga sportlasel on, ma arvan, kõige suurem au, mis üldse saab olla. Mingid rahvusvahelised turniirid koondist esindada, see on nagu väga äge, ma arvan, et need ongi. Kui küsida ka seda küsimust, et hästi palju noori on, kes kindlasti tulevad kas boksitrennidesse või ükskõik millistesse trennidesse, aga võtame siis ikkagi boksi nii-öelda esimeseks, mille kohta me ikkagi küsime, siis millist nõu annad nendele noortele, kes hetkel praegu käivad boksis, aga tahaksid samamoodi Eesti meistrivõistlustel võib-olla kuldmedaleid saavutada, pronksmedaleid, võib-olla hõbemedaleid. Mis sa arvad, mis oleks see valem, et jõuda tippu? Ma arvan, et see valem on tegelikult väga lihtne. Esimene asi on see, et sul lihtsalt peab olema tahtmist piisavalt. Kui sul on piisavalt tahtmist, siis sa teed neid asju, mis vaja on. Veits kõlab nagu klišee võib-olla, et nagu sa pead lihtsalt tahtma ja nagu sa suudad, aga tegelikult see nagu päris palju tõde on selles ka, ma arvan. Aga lihtsalt kõvasti tööd ja distsipliini. Et nagu ei piisa sellest, kui sa 3-4 korda nädalas käid nagu enda rühmaga trennis. Sa pead kindlalt ise juurde tegema, ise juurde õppima. Ja ega siis tulevad tulemused ka, ma arvan. Kas ka järjepidevus on sinu arvates üks kõige selline kõvemaid valemeid? Kindlasti. Et tõususid ja mõõnasid tuleb nagu igal tippsportlasel, ma arvan, samamoodi. Vahepeal on motivatsiooni langus täielik, aga ma arvan, et need, kes lõpuks tulemusi teevad, ongi need, kes nagu powerivad läbi sellest lihtsalt. Et kui neil ei ole motti, siis nad ikkagi viivad ennast trenni ja teevad seda. Ja ma arvan, et see ongi distsipliin. Ja ka viimane küsimus, mida ma tegelikult sulle esitan, on see, et kui võtame praegu need noored, kes meid hetkel vaatavad ja nägid meie videot, nägid, mida me tegime ja tahaksid ka peale seda, tahaksid võib-olla boksitrenni tulla. Neil tekkis mingi teatud huvi. Millist nõu annad neile? Mis nad tegema peaksid? Asi on lihtne. Tulge trenni. Tegelikult nagu igas Eesti vähegi suuremas linnas on need kohad olemas, kus käia. Ja kindlasti ütlen, et ei maksa nagu karta ka. Kindlasti paljud nagu mõtlevad, et boksijad mingid kaklejad ja seal kohe ei julge võib-olla minna, kardavad. Tegelikult nagu minu kogemus ei ole üldse see, et väga vastuvõtlikud ollakse ja igati nagu julgustavad. Ei ole vaja nagu karta, et kohe peksa saada või mida iganes, et kindlasti julgustan, minge trenni. Nagu te kuulsite Hendrikut, siis kindlalt võtke jalad alla, tulge trenni,
minge kindlasti proovige, aga praeguseks tõmbame siis otsad kokku. Aitäh, et vaatasite, aitäh Hendrik, et olid nõus mind õpetama, minuga seda kõike kaasa tegema ja teile, kes te seda videot vaatate, pane kindlasti like, pane subscribe ja ole muhe ning mine boksi. Peace. Peace. Cut.